Karl Burman. Öeldakse, et Burman oli esimene Eesti arhitekt. Aga huvitav on see, et kui meil siin Eestis oli eelmise sajandi alguses palju kadaka sakslasi, siis Karl Burman oli kadaka eestlane. Või mis kadaka? Vaid tõeline Eesti mees võib projekteerida Kalevi seltsimaja, kus saavad kokku ümarpalgid, Skandinaavia rahvusromantism ja põhjamaine modernism. Ja kõik said öelda, et see on Gesamtkunstwerk. Seda sõna ütlesid sajandivahetusel kõik kunstiteadlikud inimesed, kui tahtsid öelda, et erinevad kunstiliigid on kokku saanud ja tekkinud on kordumatu tervik. Peterburi Keiserliku Akadeemia arhitektuuri osakonda astus Burman sisse 4 aastat järjest. 2 esimesel aastal istus ta eksamioonistust tehes viimases reas ega näinud hästi, mida joonistada. 3. sattus esiritta ja joonistusega oligi kõik väga hästi, kuid matemaatika vedas alt. Olgugi 3 kohtuseadus, Burman sai kooli sisse 4. katsel. Praktilistes ainetes oli tal kõik hästi. Teooriaga läks visamalt, akadeemia jäi lõpetamata. Ja ega Burmani akadeemia enam väga huvitanudki. Ta oli juba Peterburi arhitektuuribüroos tööl. Kui Burman 1910 Tallinna jõuab, on ka linn tema tulekuks valmis. Majandus õitseb ja kinnisvara omanike seas on eestlasi poole rohkem kui sakslasi ja venelasi kokku. Ja siis, kui ta tuleb Peterburist 1910 Tallinna ja hakkab projekteerima, siis Laikmaa kirjutab lehes, et nüüd Eesti mehed, meie oma Lindgren on saabunud, tellige tema käest maja. Laikmaa ise nii ka tegi. Burmani projektide järgi kerkisid eramud, villad, pangahooned. Ja Burman siis teeb neid suuri maju ja see on jube huvitav segu arhitektuur. Seal on nagu mingid juugendid, seal on natukene uus klassitsismi, mõnes pool on ka niisuguseid uus barokseid jooni ja ta on tohutult elav. Ta on niisugune rahutu romantik. Ruum tantsiskleb. Edasi, tagasi, sa liigud, ruumi üllatused ootavad sind igas toas. Seal ei ole mingisugust sirgjoonelist anfilaadi, vaid sa käid edasi tagasi, vari, valgus, kõik mängib. See on nii elav, see on nii romantiline. Ta on uskumatult ägedalt need tema majad. Ja Burman on projekteerinud 2 laululava, mille asemele tuli hiljem betoonist kaar. Nagu iga pidu saab otsa, hääbus tasahilju romantism. Tulid peale uued arhitektid. Aga Burman jäi romantikuks elu lõpuni ja maalis vaikselt akvarelle.